Minu nimi on Maris Leemets ja ma olen 21. aastast siis valitud teenuse Urevere ja Luiste külade külavanemaks. Ja veidi enne seda liitusin ma siinse ainukese mittetulundusühinguga Teenuse Naisteühendus. Ja nemad tegutsevad siin nüüd juba 30 aastat ja mina siis lihtsalt alguses osalesin erinevates projektides. Siis 2020 aasta augustis alustasin sellise projektiga nagu teenuse kodulugude kogumine. Ja tänu sellele ma sattusin rääkima lõpuks, ma arvan, nüüd juba peaaegu kõigi külaelanikega ja kõigi selle 3 külaelanikega. Ja see võib-olla andis selle nagu tõuke, et olles ka ise nagu tööalaselt natuke kokku puutunud keskkonnaprobleemidega ja üldse sellise turvalisuse küsimustega, et võib-olla meil võiks olla ka natuke selgem nägemus, kuidas käituda näiteks mingite kriiside korral või mida teha siis kogukond, kuidas kogukond saab ise valmistuda ette mingiteks kriisideks. Eks meil siin on nagu sellised praktilised mured paljudel inimestel, et nagu vallateenused kaovad küla inimeste käeulatusest ära, et just see suvi siis nüüd jäime ilma näiteks postiteenusest Teenuse külas. Mind ennast võib-olla pigem käivitab see, et mina elan siin. Et minul on siin kodu ja ma tahaks, et siin olekski nagu turvaline ja tore elada. Et inimesed tunneksid üksteist, et nad oleksid omavahel sõbralikud ja et ka minu lastel oleks siin turvaline. Ei ole võib-olla kõige lihtsam mingeid asju teha, sest noori on meil väga vähe. Lapsi on meil nüüd külades 6 täpselt. Et 126 inimese kohta on seda ikkagi väga vähe. Et kooli ja lasteaeda meil siin ei ole, aga et ongi nagu pigem see, et see päris ei hääbuks. Selles suhtes see KÜSK-i toetus on nagu väga oluline olnud, et oleks võinud ükskõik mis teise projektiga võtta, et kui see oleks saanud toetuse, siis ma oleks teinud midagi muud, aga praegu teen siis seda. Ja see on mul oluline. Loodetavasti siis ka meie külale ja teistele inimestele siin. Oli siis mõte, et võib-olla ma siis räägiks sellest, et mul on tegelikult väga hea koostöö mentoriga, kes mul on KÜSK-i poolt nii-öelda antud. Vahepeal mõtlen küll, et jälle see pikk vestlus, aga samas, kui see on jälle lõppenud, siis mõtlen, oi kui palju uusi ideid. Et põhimõtteliselt sa nagu oled õppinud vahepeal 3 nädalat mingeid asju, sa isegi ei tuvasta neid oma peas, aga siis sa kuidagi paned nad sõnadesse ja siis saad aru, et tegelikult ma liigun juba uuelt tasemelt edasi. Et sellest on nagu mentorist väga palju kasu olnud.